Tere! Alustame tänase webinariga, mis keskendub CRM-i valdkonna ja temaatikale. Vaatame täna lähemalt kliendi 360-kraadist vaadet, et mida see kõigepealt üldse tähendab ja sellest, mis väärtust see ettevõttele loob. Aga lühidalt paar sõna kõigepealt meist endast. PCS Itera on Digmatics Grupi osa ja me tegutseme Baltikumis, lisaks Poolas, Horvaatias, Soomes ja meil on siis ligi 500 spetsialisti, kui me vaatame gruppi tervikuna. Siin Eesti turul oleme me siis 1/5 grupi osa ning Baltikumi üleselt siis Microsofti partnerina top 3 partner, kes siis lokaliseerib ka lahendusi ja omab märkimisväärset turuosa lahendustega. Millega me siis tegeleme? Me tegeleme suurel määral majandustarkvara terviklahendustega, pakume oma klientidele Business Centrali majandustarkvara. Tegeleme sinna juurde ka oma IP-lahendusega palga ja personali valdkonna katmiseks, mis siis on platvormina Business Centrali osa. Ning tänane teema on siis laiemalt CRM-i valdkond, kus siis Microsofti portfellis on mitmeid tooteid, ei ole üks konkreetne, vaid et oleme vastavalt oma klientide vajadustele võtnud oma kompetentsi kasvatamiseks erineva fookusega CRM-i lahendused või äpid, vastavalt siis kliendi soovidele, vajadustele, ärimudelile pannakse õige toode tööle. Ehk siis tegelikult võib-olla sisu poolest siis esimene siin välja toodud sales on nendele klientidele, kes vajavad siis kliendihaldust, müügi, juhtimist, natukene turundust. Customer service sobib nendele klientidele, kes müügi poolt ei vaja, kellel on puhtalt kogu elu ja äritegevus käib ümber kliendi andmete ja sinna juurde tuleb siis ainult hallata teenindusjuhtumeid. Väga erinevalt sõnastatult. Lahenduse mõistes on teenindusjuhtumid, kliendi äris räägitakse võib-olla rohkem pöördumistest, reklamatsioonidest ja muudest väljenditest. Aga sisu poolt on nad kõik samad, platvormi poolelt sarnased, aga et siis funktsionaalsus, mis käib siis ümber kliendi andmete, on erineva fookusega. Insight on turundusmoodul, mida siis saab juurutada kas siis eraldiseisvalt või siis koos salesi ja või customer service'iga. Täiendab automatiseeritud töövoogusid ja annab juurde tänapäevasema müügi turundusprotsessi juhtimise. Ja field service on siis täiesti eraldiseisva segmendi jaoks loodud CRM, mis siis katab ära välitööde ja kõik ressursijuhtimise ja plaanuritööd, et saaks liikuva töö käigus kõik protsessid kaetud. Ja neljas selline võib-olla suurem valdkond, millega siis meie ettevõte tegeleb, on siis ärianalüüs, BI, kus me siis pakume oma klientidele nendele samadele lahendustele, mis siin eelpool said välja toodud, erinevaid analüüsi, lahendusi, andmeladusid, dashboard, Power BI andmel ja ka AI pool jääb sinna tegevussuunda. Aga et mitte ainult, et pakume erinevatele lahendustele, mitte ainult Microsofti toodetele, vaid et BI valdkond on siis kõiki kliendi lahendusi ja andmeid hõlmav valdkond. Täna siis rääkides siis CRM-ist, puudutame kõigepealt seda, mis on selline kliendi vaade, mida soovitakse tervikuna CRM lahendusega katta, kuidas üldse CRM-i vaadata, et mis see ulatus oleks, mida sellega katta, millised võimalused Microsofti lahendustel on, millega on ta juba integreeritud ning millised integreerimisvõimalused on veel ning tegelikult vaadates CRM-i lahenduse investeeringuid, kuidas see raha, mis investeeritakse CRM-i juurutamisse, tuleb tagasi kas siis klientidelt või efektiivsusest, optimeerimisest või tulude kasvust. Nii,
Aga siis kõige esimesena vaatame kõigepealt otsa, mis on üldse CRM, sest CRM-i iga klient, kes kujutab oma ettevõttes ette või juba kasutab CRM-i, on see kõik eri tähendusega. Et kõigepealt, kui ettevõte teeb otsuse, et CRM-i lahendus tuleb majja, siis väga erinev suhtumine võib olla potentsiaalsete kasutajate osas. Kindlasti tooksin välja mõned müüdid, ja selle, miks nad ei vasta tõele. On siis kõigepealt see, et arvatakse, et juhtkond teeb otsuse lahendus kasutusele võtta, sellepärast et töötajaid ei usaldata. Ei vasta tõele, sest tegelikult kõik peaksid töötama kõik ühes infovoos. Siis protsesside parandamist kindlasti CRM-i juurutus toob kaasa, sest lahenduse kasutusele võtuks läbiräägitavad protsessid võivad juba ka tähendada, et tänasest hakatakse tulevikus tegema midagi erinevalt. Et lahendus kui tööriist üksi protsessi ei paranda, seda teevad kokkulepped, mida siis võimaldab CRM-i kasutusele teha. Kindlasti võib-olla selline esimene mõttekoht, mis võib tekkida ja kus see vajadus võib tekkida, on siis see, kui CRM lahendust vajab müügitiim potentsiaali hindamiseks, müügitoru jälgimiseks, aga ta ei ole ainult müügitiimi lahendus, et kindlasti CRM-i katvus on laiem. Hiljem näitan ka, kui suures ulatuses see võib tegelikult olla. Siis CRM-i lahenduse keerukust võib hinnata mõned erinevate tööriistadega väga erinevalt. Võib tunduda, et see vajab väga palju lisatööd. Tegelikult kogu see tööriista kasutusele võtmine ei olegi suur töö, vaid ongi oluline, et kui ei ole majas selgeid kokkuleppeid, kokkulepitud protsesse, tegevusi, siis see on see, mis võtab aega, mitte tööriist ise. Ja lihtsustada saab alati. Kindlasti on standardlahendus alguses tundub keeruline, kõik on tegelikult ka see anna asjale aega harjuda. Ja meie kui Microsofti partnerid teeme koostööd oma klientide projektitiimiga, mitte üksinda, vaid teemegi seda kliendiga koos, et kliendi poolt tuleb ärivaade, protsessid, nõuded, või meie poolt tuleb teostus ja koos siis õlg-õla kõrval tehakse neid projekte. Partner üksi ilma kliendipoolse panuseta CRM-i majja ei too. Et siiski ütleks, et ükski neist ei vasta tõele ja tegelikult lisaks sellele, et CRM võib olla tööriist, on ta kogu selle strateegia väljatöötamine ja strateegia tulevikus, mis siis koondab kõik kliendisuhete, müügi, teeninduse, turunduse protsessid üheks tervikuks, et nad ei oleks eraldiseisvad. Kui vaadata CRM-i, millest ta siis koosneb või et mis nagu CRM-iks peetakse, siis CRM koondab kõik kliendiga seotud info ühte lahendusse ja sellel on võib-olla, kui ma nagu jaotan need plokid kolmeks suuremaks tükiks, siis kõigepealt on seal suur osa infot ja andmeid ja ajalugu, kõikvõimalikke faile, dokumente, kliendiga seotud kokkuleppeid. See on kindlasti tark liidestada erinevate süsteemidega, mis majas juba on, võib-olla mõne avalike kanalitega, et näiteks äriregister, krediitinfo. Aga et selleks, et selle infoga oleks midagi teha ja mis need tegevused siis oleks, on just see aktiivsuse pool, et millised protsessid need on, kus neid kliendi andmeid kasutatakse. On see siis müügitegevused, turundustegevused, et saada üldse müüki potentsiaali, on need juba tellimuste haldus, arvelduste pool, mis võib olla ka vabalt CRM-iga kaetud, või mõne muu lahendusega. Aga need võivad olla ka sellised tegevused kliendiga, näiteks kohtumised, kõned, erinevad taskid, kõikvõimalikud to-do'd.
ja sinna taha on siis võimalik ehitada ka erinevaid töövoogusid või siis automatiseeritud tegevusi, et näiteks kirjadele vastamised, meeldetuletused, ka nagu regulaarsed ette planeeritavad võib-olla kohtumised või taskid, et aidata kasutajat pidevat suhtlust hoida, leida üles näiteks ka muidu kogu selle andmemahu sisse kaduvad infot. Näiteks, kui me siin juba jõuame tulemuste analüüsile, siis on võimalik võtta välja, millised kliendid näiteks 6 kuu jooksul ei ole saanud üldse tähelepanu ja et millised kliendid ei ole teinud, on varasemalt olnud aktiivsed, nüüd on nad uinunud. Aga et mis aitab neid tulemusi seal analüüsida, on siis kõikvõimalikud filtreerimise, sorteerimise, visualiseerimise võtted, pluss siis tuleb sinna juurde ka juba AI kokkuvõtted ja soovitused, mis on sinna lahendusse sisse õmmeldud, et seda lahendust kasutades on need võimalused seal juba olemas. Veidi näitan ka. Kõigel sellel on ainukene eesmärk ikkagi võtta vastu mingeid otsuseid ja plaanida mingid järgmised tegevused, et oma äri edasi arendada. Et kliendi andmete kogumisel oleks ikkagi eesmärk, mitte see kogumine ei oleks eesmärk omaette. Oluline on ikkagi oma kliendi suhet hoida, kliendi tagasisidet hallata ja plaanida pikemalt ette kliendiga seotud tegevusi. Kui me räägime nüüd Microsofti Dynamicsi perekonna CRM lahendustest, siis ma toon siia näite, mida katab ära see esimene Sales, mis on võib-olla kõige klassikalisem CRM äpp ja mis katab ära kõige laiaulatuslikumalt kõik erinevad protsessid. Ehk siis Salesi skoop või ulatus siis algab kõigepealt kontaktidest, mis siis ettevõttesse laekuvad, erinevad kanalid pidi, võib-olla veebipäringutest, võib-olla messidelt, võib-olla erinevatelt üritustelt, võib-olla külmakõne kaudu. Ja siis nende kontaktide kvalifitseerimine ja vihjete analüüs, et millise vihjega tasub edasi minna, millega on siis tulevikus üldse potentsiaal, et jääks maha ka info, mis ei kvalifitseeru. Näiteks siin etapis juba tehakse krediitinfo andmestiku põhjal otsus, et seda müüki ei alustatagi. Ja siis, kui järgmine kord ollakse sama otsuse juures, leitakse see info sealt kiiresti ülesse ja ei ole vaja enam suurt tööd teha, et jõuda selle infoni, mis kunagi otsuse tegemisel aluseks oli. Kindlasti kõige suurem plokk on kogu selle kliendi haldus, milline info kliendi kohta peab olema CRM-süsteemis. Ja et neid infosid ei oleks ühe sama kliendi kohta erinevates kohtades, võib-olla ühe kliendi andmed duplikaadina sisestatud. Ehk siis tegelikult kliendina eristame me lahenduses nii äriettevõtteid kui temaga seotud isikuid või siis eraisikuid. Siis kindlasti on oluline, et kliendid oleks jaotatud, kas siis prioriteetide alusel, tegevusvaldkondade alusel, võib-olla asukohapõhiselt, kuidas teie ise segmenteerite neid kliente ja kus neid segmente kasutatakse hiljem. Et mitte ainult siin kliendihalduse poole peal, seda tuleb kindlasti ka müügi poole peal, turunduse poole peal need vajadused, et kõik on omavahel väga seotud ja ristkasutatavad. Ärisuhetena kindlasti on ettevõttepõhised sellised andmed, mida on soov analüüsida oma kliendi. Kui sul on 2000 või 20 000 klienti, siis tegelikult on nad ikkagi grupeeritud kuidagi, kas siis kasutab turundus oma sõnumite väljastamiseks seda või müügikampaaniad või on mingid muud aktiviteedid. Igal juhul ärisuhted ja segmentatsioonid on igas ettevõttes oma nägu ja see on okei. Lahendus peab olema lihtsalt piisavalt paindlik, et seda võimaldada. Võib-olla selline kõige suurem tükk ja kõige esimene, mille pärast vaadatakse CRM-i lahendust, ongi see müük, et oleks korralik pipeline, et oleks erinevad müügivõimalused ettevõtte üleses süsteemis, et oleks teada, millises etapis need on, kõik need etapid
on võimalik kokku leppida, neid etappe võib olla või nii-öelda protsesse, kus on siis erinevad etapid, võivad olla 1+N. On vajalik jälgida ilmselt, kus etapis mõni müük üldse asub, millal on üldse plaanis see müük lõpule viia, kes sellega tegeleb ja kogu see suhtlusajalugu, tähtajad, millised aktiivsed tegevused seal on, kõik see käib selle müügiprojekti peal, aga see on seotud selle kliendiga ja leitav kõikide müügiprojektide info ühe kliendikaardi peal. Miks ei ole ainult müügi, vaid et seal on ka tegelikult võimalik juurutada toodete list, hinnakirjad, teha müügipakkumisi, hallata nende erinevaid versioone, arveldada ja et see arve ka jõuaks finantsmoodulisse, siis seal tegelikult seda funktsionaalset ulatust on hästi palju kuni selleni välja, et müükide peal saab ära juhtida, millise konkurendiga ollakse selles konkreetses müügis silmitsi ja pärast analüüsida, kellele kaotatakse kõige rohkem, millisel põhjusel, kas on põhjuseks hind või on see siis kompetents ja pärast siis selle analüüsi põhjal siis võtta oma ettevõttes mingid muudatused või otsused vastu. Kindlasti kogu see müügiplokk sisaldab ka eesmärgistamist. Eesmärke on võimalik selles lahenduses seada nii personaalselt kui tiimile ning iga eesmärk tegelikult töötab suht reaalajas müügimooduliga, et kui müügis pannakse võiduks või kaotuseks mõni projekt, siis eesmärgid kohe uuenevad. Et sa näed kogu aeg helikoptervaates erinevaid tulemusi erinevates funktsionaalsetes lõikudes ja saad jälgida nii-öelda oma ettevõtet kogu aeg, mitte nagu reageerides juba tulemustele, vaid et kuhu suunda liigutakse, ehk siis olla kogu aeg proaktiivselt juures. Siis sisaldab sales juba väga sellist arvestatavat turundusvõimekust. Seal on võimalik luua segmente, panna kokku dünaamilisi ja staatilisi loendeid nende baasilt, siis luua kiirkampaaniaid kui pikaajalisemaid kampaaniaid, kus on ka juba eelarved arvestatud ja panna ka kirja kliendipoolseid eelistusi, mida ta siis endale saata lubab. Et turundusega veel edasi minna, on võimalus võtta siis Customer Insighti moodul kasutusele, mis töötab kogu selle CRM-i, mida ma siin ennem rääkisin, eraldiseisva moodulina samade andmete pealt, mis aitab täiendada turunduse protsessi, andes juba ürituste korraldamiseks tulude-kulude eelarved ja jälgimise ürituste ja erinevate kampaaniate tulemus hinnata, siis kampaaniate korraga automatiseerida, juhtida oma ettevõttes näiteks uudiskirja unsubscribe'ijaid ja tegelikult võib öelda, et kuigi mulle endale tundub juba, et sales pakub juba ilma Insighti moodulita suhteliselt head kliendipõhist vaadet, siis täielikku 360-kraadist vaadet saab Insighti mooduli läbi, kuna Insighti moodul pakub ka mitte ainult CRM-i sees oleva infoanalüüsi, vaid et see toob ka kõrval olevatest kanalitest kogu kliendiga seotud andmestikku kokku ja võimaldab seda siis seal Insighti moodulis hinnata. Näiteks eluline näide on e-poe külastatavus, mahajäetud ostukorvid, ostukäitumised, see on võimalik kõik tuua sinna turundusmoodulisse, seda analüüsida ja panna kliendipõhiseid kampaaniaid või soovitusi kokku. Siis kindlasti salesi puhul on oluline, et seal on juba Microsofti enda toodetega integratsioonid olemas, näiteks majandustarkvara lahendustega Business Central ja Finance on seal siis integratsiooni võimekus arvete osas, hinnakirjade osas, kaubad, kliendid, pakkumised, kindlasti saab seda ka täiendada, kui seda infot on rohkem. Miks vaadatakse eelkõige Microsofti CRM-ide poole, on just see võluvõti Outlooki kahepoolne integratsioon. Seda ma täna ei näita, aga et Outlooki integratsioon võimaldab töötada müügiinimesel nii CRM-is,
saata sealt kirju välja, kui ainult Outlooki kasutades kalendris või e-kirju välja saates jõuavad need infod ka CRM-i. Et ei pea muretsema, et alati peab võtma lahti CRM-i, vaid et e-kirjad ja kalendrikutsed jõuavad CRM-i, kui postkastid on ühendatud ka Outlooki poolelt. Lisaks, kui oled planeerinud endale tööülesanded või muud taskid, siis on need võimalik tuua nähtavale Outlooki to-do listi. Tal on suhteliselt hea integratsioon olemas ja see kindlasti kõnetab, kui seda vaadata, kui palju efektiivsemaks see teeb oma tööprotsessid. Ja tegelikult on Microsoft aina enam täiendanud oma tooteportfelli lõikes neid integratsioone. Seal on kindlasti ühendus dokumendihaldussüsteemidega, näiteks SharePoint, on võimalik integreerida läbi seadistustega OneDrive'iga, Teamsiga, OneNote'iga ja muud Office'i paketitooted nagu Excel ja Word, mis võimaldavad siis teha malle ja erinevaid andmetabeleid töödelda. Ja tegelikult kogu see analüütika on sinna sisse integreeritud, sealt on võimalik saada juba täna olemasoleva andmebaasiga sealt seest iga kasutaja põhiselt omad vaated, ehk siis kogu andmetabeli vorm keerata näiteks diagrammiks, aga ka Power BI dashboard'e saab luua ja see Power BI ühendus on seal ka olemas. Ma natukene sealt seest näitan ka. Ja võib-olla siin mul on lihtsalt üks natuke teistsugune joonis selle sama asja, mis ma just näitasin integratsioonide osas, et on siis, kui sul on ettevõttes kasutusel Microsoft 365, siis kõik need tooted, mida see pakett katab, on CRM-iga ühendatud. Lisaks on siin 2 Microsofti enda ERP-lahendust integreerimisvalmis, ehk siis tegelikult, mis see tähendab seda, et nende majandustarkvara poole peale on juba tehtud ühendamise võimalused, pärast seadistusi hakkab ta juba CRM-iga andmeid vahetama, lihtsalt talle tuleb ette öelda, mida vaheta, millise tihedusega ja kuidas, et see seadistuste tabel on sinna nendesse lahendustesse juba siis ühendatud. Mis ei tähenda seda, et kui te ei kasuta Microsofti ERP-i, et siis integreerida ei saa, saab ja peakski, aga lihtsalt siis tuleb partneri poolt see integratsioon ehitada. Need siin paremal allnurgas on siis erinevad töövahendid, kuidas siis veel näiteks GoPilot on sinna sisse ehitatud CRM-i lahendusse, et ta suudab andmestikku töödelda seal, mis on CRM-is sees, anda sulle vastuseid, seal kindlasti areneb edasi ka AI agentide pool. Microsoft paneb investeeringuid väga suures osas AI lahendustesse ja seda just eelkõige praegu CRM lahendustes. Siis aruandluse paremaks kuvamiseks Power BI võimalused, Power Apps ja Power Automate on siis nende automatiseeritud töövoogude ja erinevate selliste rumalaid tegevusi vältivate abimeeste loomiseks. Ja siis ma tegelikult kogu selle pika jutu keskele räägiksin siis, näitaksin natukene lahendust ennast ka. Ma võtan lahti lahenduse ja näitan siit paari asja, mis võiks olla siis kliendi sellise 360-kraadise vaate ja tema nagu andmestikku koondava visualiseerimiseks. Ehk siis, kui te lähete lahendusse sisse, siis tegelikult see vaade võib tunduda teile suhteliselt klassikaline tarkvara. Nagu enamus kõik on ka siin, lähtuvalt on oma menüü, igal pool on erinevad nupud, kuhu saab vajutada, mis midagi tähendavad, aga et kui seda sisu hakata vaatama, siis võib-olla selgub selle võluvõti ja eelised lähemalt. Kui ma olen kasutaja sellel CRM lahendusel, siis on mulle antud juba ette, kui ma sisenen, mis on minule tähtsad asjad, ehk siis tegelikult ma siia hea meelega visualiseerisingi selle, et kui te lähete siia sisse, siis praegu mul näiteks ei ole siin ühtegi, mis tooks mulle tööloendis välja. Ja teie ettevõttes saab erinevatel kasutajatel ja rollidel olla kõik see vaade täiesti erinev. Et saab tuua siia näiteks, kui ma olen müügiinimene, ainult minu müügiasjad, kui ma olen juht, siis minu tiimi tegevused. Kui ma tegelen turundusega, siis võib-olla müügi ja kliendi pool ei olegi mulle üldse nii tähtis, aga see, et ma saaksin
tegeleda CRM-is ainult endale olulise asjaga ja kõik muu oleks mulle siin peitu pandud. Ehk siis, kui te näete praegu siin väga sigrimigri vaadet, siis näiteks müügiinimesele on näha siin ainult klientide pool ja müügiosa, turunduse inimestel ainult turundusosa ja seda saab kõike muuta ja vaadata. Mina olen praegu admin, ma näen kõike ja tegelikult mul on siin puhastamata, seega ma praegu siin teile sellist korrigeeritud vaadet ei kuva, kuigi ma saan siin neid kokku panna ja seda endal optimeerida. Kui ma nüüd liigun edasi, ma tahangi näidata seda kliendi vaadet ja mida siis tähendab, et kõikidest nendest erinevatest protsessi osadest kliendi peale kõik kokku jookseb, tähendab see siis seda, et ma võtan siit näiteks ettevõtted, võtan siit ülevalt ja vaatan seda ettevõtete listi. Ettevõtete listi on samamoodi võimalik kohandada, et lihtsustada, tuua siia ainult teile endale olulise info, mis tähendab seda, et teie ettevõtte põhiselt on ilmselt kas ärikliendid, erakliendid, avalik sektor, millises valdkonnas see ettevõte töötab, millised kategooriad on, kõik see info, mida tegelikult võib-olla vajab analüütika pool, mis vajab turundusosakond, et sõnumeid välja saata, aga et selliseid vaateid, mis on sellise klassikalise tabeli kujul, saab omakorda veel grupeerida ja näiteks diagrammina näiteks vormistada ja vaadata. Näiteks mina saan siin vaadata, kes on üldse minu kliendibaasi omanikud. Siin ma näiteks näen, et nende müügiisikute käes, mis on määratud siis kliendi omanikeks, kes nendega tegelevad. Ja kui ma nüüd tahan teada, mis on selle nii-öelda müügiisiku või siis kliendihalduri kliendi nimekiri, siis ma vajutan siia peale, et ehk siis ta on selline intuitiivne, ma saan siin analüüsida juba lahenduses endas sees. Ma saan vaadata ka näiteks, millised on ettevõtted, mis on tulnud juurde. Et siin on näiteks näha loomisaja järgi, kui palju kliente mulle näiteks erinevatel perioodidel üldse juurde tulnud on. Et kui ma siin vaatan näiteks, et see sama tänane kuu, jaanuar, vajutan siia peale ja ma jõuan juba väga kiiresti sellise analüütikaga õigete andmeteni. Panen selle praegu ristist kinni ja toon näiteks veel, et on ka selliseid muid vaateid, ehk siis tegelikult saab seda hästi palju analüüsida ja visualiseerida veel Power BI-ga seda sama andmestikku, mis meil siin kliendibaasina on. Võtan lahti ühe konkreetse kliendi siis, et näidata, et milline on üks kliendikaardi vaade, mis on lahenduse enda poolt paigas, aga et mida saab kindlasti muuta. Igal ettevõttel on oma tähtis info, mis on vaja esijärjekorda tuua. Näiteks selle näite puhul siin on siis tegemist ühe ettevõttega. Siin on näiteks väikene abimees, mida saab ka välja lülitada, kui seda ei soovi siia kuvada, aga see on süsteemi enda poolselt automaatikaga, et mis ta siin soovitab näiteks, et kui näiteks siin ei ole tegevusi hiljuti olnud või on mingeid meeldetuletusi, tal on andmeid puudu, seda saab siin siis kasutada. Kindlasti on siin üleval näiteks olemas selline kokkuvõte, mida juba toimetab selles lahenduses sees selle kliendikaardi peale AI. Tema toob siis siia selle ettevõtte kohta kõige tähtsama info, mis on siis arvutimootori poolt otsustatud. Ja siis saab siia anda siis tagasisidet ka, kas ta siis neid otsuseid õigesti või mitte. Ühesõnaga teie otsus on, kas te usaldate seda infot või siis mitte. Seda saab ka treenida ja panna talle reeglid, millist infot ta korjab ja millisest kohast selle kliendi pealt, et oleks andmete leidmine oleks võimalikult ja maksimaalselt efektiivne. Näeb ära ka, kes on seda klienti viimati muutnud, millal, saab siia tuua ka, kes on seda teinud. Kliendid võivad olla teie baasis nii ühe isiku, näiteks on see siis müügiisik või kliendihaldur nimel või võib olla omanikuks ka tiim, et näiteks müügitiim, on ta müügitiimi või siis turundusosakonna hallata, et kes vastutab siis kliendi andmete eest. See on hästi oluline tegelikult, et oleks ettevõttes andmete omanik, kes see vastutab konkreetsete
uute andmete, nende kontrollimise ja update imise eest. See on väga tihedalt, me näeme seda oma klientide ja tulevaste potentsiaalsete klientide peal, mida proovitakse lahendada CRM-iga, on see, et tegelikult puhastada oma andmeid, klientide andmeid ja ajalugu. See on mõistlik ja see on vajalik, aga et kindlasti ilma selleta, kui ei ole määratud andmete eest vastutajat, need andmed kindlasti kvaliteetsed ei ole. Ja võib öelda tegelikult, et see on väljakutse igale ettevõttele, sest kui on sul suur andmebaas, siis seda up-to-date kogu aeg hoida, et isikud ja kõik oluline info oleksid kogu aeg uuendatud, siis see on päris suur väljakutse ja siin tulevadki appi tegelikult äriregistri päringud näiteks. Siin lahenduses on mul üleval kohe nupp, et ma saan siis, ta otsib mul selle ettevõtte nime järgi ja otsib ka registrinumbri järgi. Ja siis saab tuua ka kreditinfos selle andmestiku siia, mida sa soovid siis kliendi kohta otsuste tegemiseks analüüsida. On kindlasti äriregistrist tuleb põhiinfo, üldmeilid, telefoninumbrid, aadressid, mida vaja, aga siin paremal pool siis praeguse näite puhul on siis kogu ajalugu, ehk tegelikult ta jookseb nagu ajaskaala kõige uuem info üleval ja kõik e-kirjad, tegevused, kokkulepped jooksevad ja märkused siia ajaskaala peale. Kui ma tahan nüüd näha, mis siin üldse on ja tihtipeale tekib siia pikk loetelu, siis ma vajutan siia filtri peale ja tegelikult juba filtreid pannes annab ta mulle märku, et selle kliendi peal on mul ajaloos näha, et on tehtud 6 märkust, on erinevaid aktiivseid tegevusi, kohtumised, kõned, ülesanded on 6. Siin on näha, et siia on seotud ka üks e-kiri, siin on hinnapakkumisi, siin on telefonikõnesid toimunud, et mis on üldse selle kliendiga juhtunud ja kui ma nüüd tahan näha, et millised telefonikõned on olnud selle kliendiga, siis ma panengi selle filtri peale ja ma näen ära, et kes on helistanud, mis on mul planeeritud, aga pole lõpetatud ja mis sellega siis nii-öelda edasi peaks tegema, et kuna siin on mul lõpetamata kõne ja tähtaja ületanud, siis tegelikult jookseb siia välja ja mitte siit ainult, vaid et kui ma lähen siia üles menüüs ka tegevustesse, siis siia jooksevad mulle kõik, mis on klientide peale, müükide peale ja kõikide tegevuste üleselt. See on selline esimene vaade. Mina ise soovitaksin selle hästi lihtsana hoida ja siia tuua ainult oluline info, mida sa kliendi peale vaadates peaksid kohe saama. Kõik muu info on siia erinevatesse tääbidesse välja toodud. Samuti saab tuua lähemale seda infot, mis on teie jaoks oluline. Siin Microsofti standardlahenduses on toodud teise tääbina just see turunduse pool, et oleks teada, millistesse segmentidesse on klient jaotatud, kus ta tuli üldse allikana nii-öelda klient alguse sai, millised on tema eelistused. Vot siin on nüüd see koht, et on võimalik mitte lihtsalt, et kas ta on nõus või ei ole, kas ta on subscribe'ija või unsubscribe'ija, aga et jälgida nagu seda ka, et kas ta lubab endale helistada või tema eelistab näiteks e-posti teel suhelda, kas ta lubab endale meile saata, kas helistada tohib. Ja siia on võimalik tegelikult ka tuua välja, kas ta saab uudiskirja, kas ta lubab olulisi teavitusi ainult saata ja muu info, et näiteks siia ma näiteks tegin ühe sellise kirjelduse, et võimalik, et mõni klient sobib hoopis läbi partneri suhelda või on lepinguline koostööpartner neil, et kellele peaks kõigepealt infot saatma. Kas tuleb saata üldmeilile või kui ühesõnaga, ükskõik mis eri kokkulepped kliendiga on, saab need siia välja tuua. Samuti arveldamise info siin, et mis peaks arvele jõudma, mis on tema sellised kohustuslikud rekvisiidid, millised on, kui on toodetega tegu, siis millised on tarnetingimused, siin on olemas võimalused need ära kirjeldada ja kõik info, mida ta selle kliendi peale peab kohe vaadates saama ja kiiresti välja tuua.
ei pea minema selleks siia vasakule müügivõimalusi otsima, et näha, mis on seotud selle kliendiga, milliseid pakkumisi hetkel tehakse, kui palju on temaga juba arveldatud, mis on tema ajalugu ja millega siis praegu aktiivselt tegeletakse. Siin müügitääbi all on kõik seotud müügiprojektid või võimalused, ehk siis on näha, millised on kaotused, millised on praegu pooleli, millised arved on talle tehtud. Samuti on võimalik tuua siia eraldi välja ka pakkumised, mis on temaga seotud ja neid pakkumisi saab samamoodi hallata erinevaid versioone, millised on mustandid, millised on praegu välja saadetud aktiivsed kliendi käes otsustamisel ja millised on juba kinni pandud, ehk siis kogu ajalugu varasemalt. See puudutab siis seda müügi poolt, et tegelikult kõik see info, need pakkumised, need projektid, need arved, need leiab ka menüüst, kus on nagu kõikide klientide üleselt need infod olemas, aga kliendi pealt vaadates jõuad sa nagu kõige paremini temaga seotult tema andmestiku juurde. Lisaks müügile on kindlasti oluline hästi kiiresti saada ülevaade, milline on kliendi tagasiside meile siiamaani olnud. Et kliendi peale saab tuua ka välja, kui kliendi käest küsitakse tagasisidet ja kuidas ta on siis vastanud, milliste inimeste poolt. Ma tegin siia paar näidet, et oleks näha, et on 3 inimese käest küsitud tagasisidet. Nad on kõik samal ajal andnud tagasisidet ja väga erineva hinnanguna. Ehk siis neid erinevaid tagasisidesid ei ole lihtsalt subjektiivne vabateksti vormis, vaid et saab vabalt ka hallata seda, mis on nagu selle tagasiside tüüp, et siin on näiteks näha, et üks tagasiside on olnud pigem rahulolematu, teine on meid kiitnud ja siis on selline üldine, võib-olla soovitus, võib-olla lihtsalt selline neutraalne tagasiside. Ja alati ei pea, aga võimalus on planeerida ka siis selle kliendi tagasiside põhjal erinevaid tegevusi. Näiteks kui siin klient on meid väga-väga kiitnud, võib-olla siis me peaksime ise ka reageerima ja tänama selle eest, kui ta on meid laitnud, ehk siis on esitanud reklamatsiooni või kaebuse, et me siis kindlasti reageeriksime ja et oleks sellel kindlasti vastutaja ja oleks kindlasti tähtaeg, et seda tehakse, et ei jääks märkamata, kui klient annab tagasisidet. Ja tegelikult seda Customer Voice on sellele lahendusele üks väikene lisavidin või äppikene, mida saab paigaldada, mis ühe litsentsitüübiga tuleb tasuta kaasa, selle eest ei pea eraldi maksma, see tuleb lihtsalt panna tööle ja nii-öelda oma protsessis võtta ta regulaarsesse protsessi osaks, et hakata küsima küsimustikke, leppida majasiseselt kokku, kellelt seda tehakse, millises vormis seda tehakse ja mis selle tagasisidega siis edasi tehakse. Et mitte lihtsalt küsida küsimise pärast, vaid et mida see peaks see näitaja siis, või siis see tagasiside meile andma, mida me parandame. Aga et kliendi pealt kindlasti on siin väga-väga palju infot ja ma arvan, et see list on siin enamike ettevõtete jaoks liigagi pikk. Mina praegu näitan teile siin nagu kõiki võimalusi, aga teie ettevõtte põhiselt on siis siin valikud ainult need, mida teie kliendiga näha tahate. Siia on näiteks võimalik tuua ka selle konkreetse äriettevõttega seotud kontaktid, kes on need isikud, kellega siis koostööd tehakse ja kui ma juba siit lähen juba konkreetsema isiku peale, siis ta näitab mulle ära selle isiku andmed, et ta on selle ettevõttega seotud, millised nii-öelda tegevused ja aktiviteedid ja e-kirjad on selle isikuga olnud seotud, ehk siis ta lööb siia filtri peale, mis on seotud ainult selle isikuga ja siia saab samamoodi panna siis tema ametinimetused peale, muud töökohustused, tema kontaktandmed ja kõik see on kasutatav tegelikult ka mobiiliäpis, et ise kasutan hästi palju et nende isikute otsimiseks siin ettevõttega seotult ja siis saab ka siit kohe. Ka mobiilis on selline kohandatud vaade, et ta mahuks mobiili aknasse, et ta on juba äppina niimoodi konfigureeritud ja see helista nupp siin toimib täiesti mobiiliäpis kenasti, et saab siis kohe selle ettevõttega või selle isikuga ühendust võtta. Ja kuna ma võtsin siit juba
ettevõttega seotud isiku lahti, siis siin on näha, et tegelikult on menüüs liikuski juba kontaktide peale ja selleks, et nüüd leida uuesti see ettevõtte üles, millesse pealt ma siia liikusin, ei pea ma nüüd minema uuesti ettevõtete loendisse, vaid ma vajutan siit ülevalt tagasi ja ma olen esialgses kohas tagasi, et siin on hästi lihtne liikuda edasi-tagasi, vahepeal erinevaid filtreid või andmestikku kaotamata. Aga siin on võimalik kliendi pealt siis tõesti veel leida tema lepingud, dokumendid, failid. Ma saan siit näiteks võtta siit ainult meilisõnumid, mis on selle kliendiga seotud ja muu info. Et see on see kliendi 360 kraadi vaade, mis on juba Salesis endas sees olemas. Kui nüüd panna siia juurde veel turunduse moodul Customer Insight, siis tulevad siia ka andmestik muudest kanalitest, kui see on selliselt integreeritud. Kindlasti ei saa CRM olla ainult üksinda seisev lahendus, tal on andmestikku, mida ta juba võtab teie tänastest lahendustest ja ta suhtleb erinevate muude lahendustega, et kindlasti nende lahendustega, mis Microsoft on juba integreerinud, kas ta on siis SharePoint, et dokumendid on ühendatud, kas ta on Outlook, et teekirjad ja kalendrikutsed ja töötaskid on omavahel seotud või ta on Teams või siis mõni muu lahendus, mis on teie majas olemas, aga et mida siis CRM koondama andmestiku mõttes peaks. Nii, ma vaatan, kas mul on siin veel. Ma siin rohkem diiserina teile tegelikult ei näitaks, siin on hästi palju muud CRM-i sees ka, mis on hästi põnev. Näiteks meil tuleb veel eraldi webinar AI teemadel, kus me siis keskendumegi sellele tervikülevaatele, millised erinevad AI võimalused siin üldse on. Mina näitasin siin praegu peal ainult seda väikest kokkuvõtet. Tegelikult on selline koondkokkuvõte olemas ka müügiprotsesside peal ja siin üleval on näha, et ka Copilot on siia juba sisse ehitatud ja AI agendid, mis muudkui arenevad iga versiooniga, on siin juba sees, et neid võimalusi on hästi-hästi palju. Lisaks on siin üleval väikene abinupukene, mis toob sulle välja, kui siia on pandud näiteks, et ta tooks eelkõige sulle siia uinunud kliendid 6 kuu jooksul ilma tegevuseta. Aga sellest siis võib-olla lähemalt järgmistel webinaridel. Lubasin teile korra veel rääkida CRM-i investeeringutest. Kui nüüd mõelda oma ettevõttes päriselt kliendi info koondamisele ja investeeringutele, kui kiiresti need projekti investeeritud rahad teile nagu tasuvaks muutuvad, siis me räägime ROI kalkulatsioonist, aga et selleks, et mitte nagu teile võib-olla sellist konkreetset mudelit välja käia, ma räägin nendest komponentidest. Mudeleid on hästi palju, on erinevaid valemeid, on erinevaid mudeleid internetis saada CRM-ile, on Microsofti poolsed ja on ettevõtete poolsed, kes tegelevadki sellega. Meie ise oleme lihtsustanud seda ja oleme juba lihtsamate selliste komponentidega ülimalt tasuvaid nii-öelda tehinguid suutnud tõestada, aga et mida siis reaalselt vaadata, et kui ma nagu panen täna ettevõttena CRM-i investeeringuna ja loodan sellelt mingit tulemust saada, siis millest see tekib? Ehk siis tegelikult kõigepealt sellest, et alustame ettevõtete valduses olevast andmetest, et kõigepealt inimeste tööaega arvestades, et protsessid oleks optimeeritud, et kliendi info oleks paremini leitav. Juba seda aega kokkuhoitav, mis kulub info leidmise peale, saab mõõta, aga seda peab kindlasti siis arvestama, et kui palju kulub sellele täna aega. Kui näiteks klienditeeninduses töötab 4 inimest, et kas siis tähendab see tulevikus seda, et 3 inimest saavad kiiremini kliendi case'id suletud, tagasiside antud ja 11 paremini asendatud või mitte.
et seda võib-olla oskate teie oma protsessidele otsa vaadates kõige paremini hinnata. Siis kindlasti paremad ja arenemad tööriistad annavad töötajatele motivatsiooni juurde, et nad ei pea töötama 6 aknas, vaid et kliendi info ühes kohas annab neile parema tööriista. Ja samamoodi, kui on vaja tiimi kasvatada, mitte ainult kokkuhoid tiimi pealt, kui sul on vaja uusi töötajaid värvata tiimi, siis kui sul on kindlad protsessid, siis CRM võimaldab sul selgitada neid asju ja seda lühendada seda sisseelamise aega. Rääkisin kohe info ettevõtte valdusesse toomisest, aga see on puhas riskide maandamise aspekt, et ei oleks müügimeeste märkmikus või taskus või arvutis kliendiga seotud infot, sest kui nad jäävad haigeks või nad lähevad puhkusele või kunagi ei tea, mis nendega juhtub, siis teistel, kes peavaksid asendama, ei ole seda infot ja seda ei peaks hoidma üks töötaja enda käes. Et saaks kliendi infot kätte ka mitte ainult asendamiste ajal, vaid et ka nagu ristkasutatavalt, et teaks teine osakond või teine kolleeg kohe, kui see info tuleb, ei peaks olema kommunikatsiooni või informeerimise tegevusi, mille ta saab hakkama ka korraliku CRM-iga. Siis võib-olla kõige suurem selline väljund, millest tuleb tagasi see, kas on nüüd CRM korralikult käivitunud või ei ole, on see, kui kliendilt tuleb rahulolevaid tagasisidesid, et info leitavuse või erinevate tööriistade sisalduva andmestikuga vahel jooksev klienditeenindaja ei tekita kliendile tunnet, et tal on ebapädev personal ettevõttes vastas, et ta leitakse info kiiresti üles, kliendiga seotud kokkuleppeid ja lepingutingimusi ei unustata ära ja need ei jää kellegi kätte, vaid et need on kiiresti leitavad. Ja samamoodi saaks, kui klient tunneb, et temaga ollakse kursis ja talle osatakse personaalseid pakkumisi ja soovitusi teha, siis kliendi rahulolu kindlasti kasvab. Ja kui kliendi rahulolu on kõrge, töötajad on ettevõttega rahul, siis kindlasti on sellel mõju ka ettevõtte mainele turul ja mis võimaldab tegelikult mitte ainult hoida kulusid kokku, vaid pigem on see suunitlus tulusid kasvatada. Et mida rahulolevamad on tänased kliendid, seda rohkem tuleb uusi kliente majja juurde ja see on juba see kasv, mis aitab seda investeeringut muudkui nagu tasuvuse aega lühendada. Ehk siis tegelikult, kui sa kalkuleerid projekti tasuvust, siis eelkõige tuleb see töötundidest, mis hoitakse kokku, tuleb riskide maandamisest, et ei juhtu selliseid nii-öelda tulekahju kustutamist vajavaid tegevusi. Kliendid on rahulolevad, tänased tellivad rohkem ja tulevad ka uusi kliente ja ettevõtte mõju või ettevõtte maine kasvab turul ja tegelikult ettevõte saab kasvada. Seda ei tekita kindlasti CRM üksi. CRM on tööriist, aga ta on, nagu ma alguses mainisin, ka strateegia, et CRM võimaldab seda teha, aga et seal CRM-iga töötavad inimesed, kes peavad selle lahenduse siis omaks võtma, et see siis on ettevõtte juba muudatuste juhtimise teema. Aga tõmbame tänaseks otsa kokku. Ma tänan kõiki, kes lõpuni jõudsid kuulata. Meil on tulemas lähiajal CRM-i teemaliselt veel mitu üritust. Nagu ma mainisin, siin tuleb webinar AI teemade tutvustamiseks, aga enne seda on tulemas 4. märtsil hommikuseminar, kus me juba puudutame tegelikult lisaks sellele täna näidatud teemale muudatuste juhtimist CRM-i projektides, kuidas seda ellu viia, kuidas erinevad tööriistad ehk siis ka AI aitavad seda teha ja et tuleb kindlasti rääkima ka kliendi lugu, oma kogemust, üks ettevõte, kelle nime me veel täna ei avalda.
aga et meie veebilehelt on see registreerimisleht juba avatud ja olete oodatud meiega kohtuma tulema. Mina tänan ja kohtumiseni.